Küsitluse jooksul vastati 2 küsimusele. Esiteks, esimene küsimus kõlas nii, et kas inimeste arvates on viimastel aastatel Eesti ühiskond muutunud tolerantsemaks või mitte? Ja teine küsimus siis, kas selle vastaja arvates kultuuriline mitmekesisus pigem rikastab või ohustab nende kultuuri? Kokku sellele küsitlusele oli vastanud 177 inimest, nendest eestlased olid 61 inimest ja mitte-eestlased 116, nii et tõesti seda valimit representatiivseks sotsioloogilise uuringu jaoks ei saa lugeda. Ja kui vaadata kõiki neid andmeid kokku, siis kujunes nagu selline pilt, et esimesele küsimusele enamasti siis 26–40 aastat vana grupp eestlaste seas vastas, et rikastab. Et siin nii eestlaste kui mitte-eestlaste ehk siis nagu teiste rahvuste esindajate arvamused olid nagu enam-vähem samad, et võite vaadata, et mõlema puhul enamus arvas, et rikastab ja eestlaste suhtes ohustamise arvamus esines sagedamini kui mitte-eestlaste. Ja kas nüüd ühiskond on muutunud tolerantsemaks, on huvitaval kombel eestlaste seas enamus arvanud, et ei ole muutunud tolerantsemaks, et pigem on olnud nagu suund vastupidiselt. Ja mitte-eestlaste seas on nüüd erinevates vanusegruppides, te võite näha, on erinev arvamus. Et noorem põlvkond rohkem arvas, et on tolerantsust rohkem ja vanem põlvkond on arvanud, et seda tolerantsust on vähem. Millest võivad olla tingitud sellised tulemused, et mis on teie arvates kõige rohkem seda mõjutamas? Et kas on keegi... Jah? Jah? Et head daamid ja härrad, et auväärsed kolleegid siin paneelis, et ma natuke provotseeriks, et kas äkki ei ole ju aeg, et me nendele selliseid tautoloogilisi küsimusi enam ei esitaks? Kas rikastab ja kas meil on vaja ja nii edasi. Sallivusega on natuke teine teema ja sallivuse teema on mõnemõrra laiem kui ainult rahvussuhete sallivus, eks ole, aga mida ma püüdsin nii oma sõnavõttes varem öelda, kui ka mulle tundub, et ikkagi me vaatame täna Eesti realiteeti ja Eesti suhtelist edu meie iseseisvuse kindlustamisel, võiksime täna selles mõttes täiskasvanumalt käituda ja selgelt öelda, need on meie inimesed, nad on meie inimvara ja meil ei ole vaja küsida, et kas nad meid rikastavad või mitte. See on ajalooline reaalsus ja ilma nendeta me täna hakkama ei saa. Meie sotsiaalsüsteemi ülesehitamisel, meie riigi julgeoleku hoidmisel. Minu arvates ei oleks vaja hakata enam üldse küsima selliseid küsimusi, et kuidas meil on ja kas me ikkagi siin saame hästi läbi või mitte. See, et on olnud mingisugused erisused ja neid on poliitilistel eesmärkidel võimendatud, see on olnud paraku niimoodi, aga täna ei ole meil vaja minu arvates Eestil enam liiga palju kellegile kuskile meeldida, kes tuleb kuskil nii-öelda meid inspekteerima edasi, me käitume rahuliku küpse riigina ja ma tõesti provotseeriks sellega, et ärme küsi enda käest enam rohkem, et kas see rikastab meid või mitte. Me ei saagi teistmoodi. Ja siin elavad inimesed on meie ühine inimvara, hoolimata rahvusest. Aitäh! Kas on veel kommentaare just nagu selle küsitluse kohta? Mina võiksin ütelda. No muidugi inimesed elavad siin, teevad tööd, muidugi rikastavad seda ühiskonda, toodavad mingisuguseid väärtusi ja see on see, mida Peep nüüd rääkis siin. Mina mõtlen ikka kultuuriliselt rohkem, mina ei mõtle seda, et mul oleks tarvis lihakehi riiki kaitsma ja lihakehi oleks vabrikusse tööle vaja, ehkki meil enam vabrikuid ju ei ole, meil ei toodeta enam midagi. Aga ühesõnaga, et lihakehi oleks vaja. Elusmassi oleks, biomassi oleks vaja. See tagab meie riigile sissetuleku ja kindlustunde ja kõik muu niisugused asjad. Mina rohkem nagu kultuuriinimesena mõtlen seda, et kui me kultuuridest räägime, siis minu jaoks on küsimus, kas rikastab või mitte, on sellest, kas mul on hakanud huvitavam elada? Kas ma elan rikkamat vaimu ja hinge elu tänu selle? Kas mul on huvitavam praegu elada kui 20 aastat tagasi või kui 10 aastat tagasi?
kas inimesed, kellega ma kohtun, kas mul on huvitav nendega rääkida, kas nad ütlevad mulle midagi niisugust, mis avardab minu vaimset silmapiiri. Üks asi, mida ma olen öelnud, ma olen käinud paar aastat emakeele õpetajate aasta konverentsil, on kutsunud mind kõnelema ja mulle öelnud, et teate, selleks, et venekeelsest keskkonnast pärit inimene hakkaks eestlasega rääkima eesti keelt või hakkaks üldse eesti keelt rääkima ja iga eestlasega. Selleks peab see eestlane olema küllalt huvitav inimene. Emakeele õpetajate ülesanne on kasvatada koolis inimesi, kellega oleks huvitav eesti keeles vestelda. Kui ta on ebahuvitav mats, vabandage, millest mul temaga rääkida on? Küsimus on selles, kultuuriline rikastamine on see, kuidas me seda kultuuri iseendas realiseerime, kuidas me seda läbi elame, seda, et me oleme kultuursed inimesed. No küsige enda käest, kas teil on need huvitavamad täna elada kui 20 aastat tagasi? Tänu sellele, et teie kõrval on teist keelt kõnelevad inimesed. Ja kui ma enne ütlesin, et tähtis on saada eurooplaseks või õigemini meelde tuletada oma Euroopa identiteet, mis on ühtlasi nii eestlastel kui venelastel on ju olemas, siis teate, mis ma teile ütlen? Eurooplaseks saadakse omas emakeeles. Venelane ei saa eurooplaseks eesti keeles ja eestlane ei saa eurooplaseks vene keeles. Igaüks saab eurooplaseks oma emakeeles. See on minu lühike kommentaar praegu käimasolevale haridusreformile. Väga suur tänu. Ja ma pean tunnistama, et mõnes mõttes ongi ka tegemist teatud provokatsiooniga, sest et kuivõrd on võimalik panna kokku kultuuri ja statistikat. Et need on kaks asja, mis omavahel suhteliselt seostamatud. Ma pean vabandama, et ma ei ole tutvustanud veel meie 4. panelisti, sest et 3 meie paneelis diskussioonis osalejad on täna juba esinenud oma ettekannetega, et meiega on liitunud ka proua Evgenia Garanja, tegevtoimetaja, jah, just. Et siis tema annab meile ka lisakülge sellest nagu meedia vaatenurgast. Et enne kui me liigume teiste teemade poole, et mul selle pisikese küsitluse puhul jäi veel silma just see taju, tolerantsuse taju eestlaste ja mitte-eestlaste vahel ja selle taju erinevust. Et kui ühed tajuvad, et seda tolerantsust on nagu rohkem, teised tajuvad, et seda on vähem. Et millest see võib olla tingitud? Ma ei ole kindel, kas inimesed on üldse aru saanud sellest küsimusest, et kas kuidas nad on tõlgendanud seda tolerantsust, et mida täpsemalt, kuidas seda küsimust esitati nendele inimestele ja minu meelest on üldse minu kolleegid, panelistid on täiesti õigesti öelnud ja härra Priimägi on ka rääkinud oma ettekande raames tsivilisatsioonist ja kultuurist ja minu meelest nagu selle tolerantsuse ja sallivuse teemadel on riik juba väga palju panustanud ja on väga palju tehtud ja võib-olla on praegu just see aeg, kus peaks natukene neid prioriteedid natukene teistpidi paika panna, et võib-olla on praegu just see aeg, kui Eesti Vabariik juba eksisteerib 20 aastat, et kõik meie kõik elavate inimeste pingutused ja kuidagi pilgud suunata selle peale, et me liigume ühes suunas, arendame meie majandust ja arendame mitte niivõrd seda kultuurilist mitmekesisust, kui ka see on väga oluline, aga just nimelt see, et meil oleks rohkem ühespunkte just nimelt selle majanduse osas. Me kõik tahame elada hästi arendatud majandusruumis, tsivilisatsiooniruumis ja ma arvan, et see võiks olla see koht, mis viib edasi. Et sellega ma nõustun, et läbi erinevate ettekannete meil on kõlanud just selle ühisosa, kas ühisriigi identiteedi, ühissuuna väljaehitamise vajalikkus. Et siinkohal oleks küsimus, et me näeme seda vajalikkust.
mis võiksid olla need retseptid või konkreetsed sammud, kuidas seda ellu viia? Mis on need sammud, mida me võiksime astuda, et see ilus unistus või selline teoreetiline konstrukt muutuks reaalsuseks? Vastates 2 küsimusele korraga, ma ütleks seda, et millega minu arvates selle küsitluse tulemused on tingitud. Minu arvates need on tingitud sellega, et me elame üleminekuperioodis. Selles mõttes, et mida me oleme kindlasti rohkem hakanud tegema, me hakkame rohkem suhtlema, üha rohkem ja rohkem. Aga kui sa tuled tuppa, kus on täiesti uus seltskond, muidugi lõviosa inimestest tuleb selle tuppa kaitsepoosis, sest suhtlemise algus ei ole mugav. Ja jätkates seda, millest räägis härra Priimägi, et kultuuride suhtlemine algab kultuuride piiril, elu piiri peal ei ole mugav. See on suhteliselt pingeline ja mida selleks, et seda pinget taluda, inimene peab olema haritud. Mida haritum on inimene, mida rohkem arenenud on inimene, seda kergem tal selle pingega hakkama saada. Nii et minu arvates retsept, mis aitas meid kõige rohkem, on haridus. Ükskõik, mis keeles see haridus on saadud, aga see haridus peab olema kvaliteetne ja selleks, et meie suhtlemine oleks kvaliteetne, me peame olema haritud inimeste seltskond, ükskõik, kas me räägime suhtlemisest meie riigis või me räägime suhtlemisest maailmas laiemalt. See oleks ka minu kommentaar haridusreformile. Täiesti nõus. Me peaksime ühiskonnas kehtestama selle, et harimatu olla on häbi. Kui see minu raamat välja tuli Eurooplase kultuuripõhi, siis kujutage ette, ei keegi teine kui Eesti Ekspressi kultuuritoimetaja tõusis tagajalgadele. Mis asi see niisugune on? Kehtestatakse mingisugune standard. Teate, kõige hullem vaenlane, sisevaenlane, mis meil on võitlev harimatus. Võitlev harimatus. Harimatuid tuleks hakata häbistama. See Eesti Ekspressi toimetaja, mis ta naisterahvas on, teda tuleks avalikult häbistada. Raevuga küljes, ma arvan, on meil see raudvõru on veel, ripub, ta peaks sinna kaela, peaks tal panema ja laskma ta seal häbipostis seista hulgaga. Me peaksime põlgusega ümbritsema harimatuid inimesi. Jah, palun. Omakordi lõpuks on võimalus ka härra Priiga ka vaielda, eks ole, Neid võib ka jumaldada, jaa. Aitäh, aga ma küll arvan, et see on väga, väga ohtlik teele see, kui keegi arvab, et kui teised ei käitu nii, nagu mulle tundub õige, siis tuleks hakata neid häbistama, sellepärast et inimestel, ma arvan, vabas ühiskonnas ja kui me räägime eurooplaseks saamisest, siis ma arvan, et see asi, mis on eurooplaseks saamiseks teel olemist Eestis iseloomust on tõepoolest suurem sallivus. Ja inimesel on aga vabadus jääda rumalaks. On, ja väga paljud seda kasutavad. Just, ja mina sellepärast ei, aga ma usun... Aga meil on, Eesti traditsioonis on ikkagi see, et laps peab olema haritud ja laps peab oskama lugeda ja ülikoolis ta peab käima. Aga ma usun ka, et selle mõttes ma olen täiesti nõus, et ega me eestlased, ja ma arvan, Eesti ühiskond üldiselt, mitte ainult eestlased rahvusvahelise mõttes, me oleme ikkagi haridususku rahvas. Me oleme üks sekulaarsemaid ühiskondi, mitte ainult Euroopas, maailmas, aga kindlasti üks usk, mis meil on viinud, on tõesti see, et lapsed peavad saama hea haridusse, täiesti nõus. Aga üks asi võib-olla, kui oli küsimus sellest, et mida me peaksime tegema teisiti või mis võiks olla see eesmärk, siis see on hästi sensitiivne. See on sensitiivne eelkõige meie jaoks, kelle emakeel on eesti keel. See on tegelikult ikkagi see, millest nii selles inimarengu aruandes kui ka oma teistes uuringutes on väga selgelt rääkinud professor Triin Vihalem, on see, et kas eesti keel on sümboolse või niinimetatud instrumentaalse väärtusega. Ja sümboolne on see, et tegemist on püha lehmaga ja nagu te teate, siis me ütleme täitsa ausalt selle ju eesti keelt emakeelena rääkivad inimesed välja, et kui keegi räägib igaselt eesti keelt, siis tekitab ta mõnikord nagu naelupahvakaid või kuidagi on raskem suhelda, me meelega läheme ise siis teisele tema jaoks emakeelele võib-olla kiiremini üle. Et see küsimus on tõepoolest see, et kas me saame sellest kartusest, et meie püha eesti keel saab rikutud, kui inimesed ennast väljendavad mitte grammatiliselt väga korrektselt, aga nad saavad oma jutud räägitud.